Tervist! Rapla Televisioon alustab juunikuu teise pühapäeva saatega. Mina olen Jüri Metsalu. Tänastesse eetriminutitesse mahub juttu ja pilti jalutussildade parandusest, rattarallist, rahvusmeeskoori kontserdist Rapla jaamas, maakondlikest tuletõrjespordivõistlustest ja ka politseiuudistest. mail toimusid Raplas Rapla Ühisgümnaasiumi staadionil Rapla maakonna päästeameti võistlused. Üle maakondlikele Raplamaa päästeteenistuse korraldatud tuletõrjespordivõistlustele oli tulnud ühtekokku 9 komandot. Rapla, Märjamaa, Kaiu, Vahastu, Laukna, Kohila, Järvakandi, Käru ja Valgu esindus. Alasid, milles meestel tuli jõudu proovida, oli 3. Esimeses alas 100 meetri takistusjooksus pidid mehed üles näitama nii kiirus kui ka käteosavust. Raja läbimise võitis Rapla meeskond, teise koha saavutus Kaiu ja 3. Märjamaa. Teiseks alaks oli võistlus argnemine autopritsiga. Selles oli osavaim Vahastu komando, teine Kaiu ning 3. Märjamaa koosseis. 3. ja ühtlasi viimases alas mootorpumba võistluses läks võit sedapuhku Kaiule. Teiseks jäid mullused võitjad Raplast ja 3. Märjamaa meeskond. Võistluspäeva üldvõitjaks kuulutati Kaiu komando. Teise koha sai eelmisel aastal võitnud Rapla ja 3. osutus Märjamaa. Sel kevadel tegin minagi liikluseksamid ja nüüd on mul load taskus. Võin masinasse istuda ja sõita kuhu tahes. Siiski tuleb mul olla ettevaatlik, sest järjekordne liiklusõnnetus on hoiatuseks nii noortele kui ka vilunud juhtidele. Esmaspäeval 31. mail kell 18.45 oli liiklusavarii Tallinn-Pärnu maantee 52 kilomeetril. Varbola metskonda viiva tee vahetus läheduses. Sõiduauto Mitsubishi Lancer juht 24-aastane Roman sõitis Pärnu poolt Tallinna poole. Auto kaotas suurel kiirusel peaaegu sirgel teel juhitavuse ja tegi mitu kukerpalli. Õnnetuse pealtnägijad olid sunnitud mehed alla selga kukkunud auto alt välja päästma. Roman viidi Märjamaa haiglasse, arstid tuvastasid peahaava ja peapõrutuse. Auto deformeerus täielikult. Hirmutav on loo juures see, et Roman oli purjus. Tal polnud lube ja ta auto oli sõbra oma. Lisaks oli auto võetud sõbralt omavoliliselt. Avariist rääkis tol õhtul maakonnas patrullteenistuses olev politseinik Tõnu Vinni. Ta on väga suure lennu ka teinud. Jaa. Jälgide järgi otsustades on ta paar korda kummagi otsaga maad puudutanud, enne kui ta täis katuse peale maandast. Kuidagi on ta saanud ka nii kaugele, et see seljatagune kuusk siin on ära murtud. No, kuusega ta jah sai sellest kuusest jagu vist tões pikkuses peaaegu oleks saanud, aga andis järgi ainult lattu. Mis vigastused sellel mehel olid?
väga suur peahaav ja õlv oli, mida ta õhnalt hoidis. Esialgu oli ta püsti, loodame, et ta saab ka edaspidi püsti. On 1. juuni ja minu selja taga olevas Põllu tänav 1 majas tehti puhtaks korter. Korteri vargused on Rapla linnas ja kogu Rapla maakonnas saanud vist kuriteoks number 1. Selle aasta 5 kuuga on Rapla linnas sisse murtud 14. korterisse. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes on korterivarguste kasv pea 3-kordne. 1998. aastal käidi Raplas 5 kuuga linnakorterites vargil 5 korral. Põllu tänava maja 5. korruse korterist viidi ära värviteleviisor, videomakk, telefon ja videokassett multifilmiga Tom ja Jerry ja 200 paari sokke, millega korteriperemees Rapla turul kaubitseb ja perele leiba teenib. Vargus pandi toime ajavahevikul hommikul kella 9 päeval kella 2. Korteriasukad olid siis kes tööl, kes koolis. Alles jäid perenaise kuldehted, mis ta oli hiljaaegu varaste hirmus ära peitnud. Politseiekspert Tardi Arro võttis sündmuskohalt nii sõrme kui jalajälgi. Edasise selgitab uurimine ja jälgede ekspertiis. Kas sina avastasid, et on keegi sees käinud? Ei, isa. Isa avastas? Seal all naabris ütles, et mingi roheline autoga oli 2 meest, üks oli paks ja üks oli kõhna. Hei, tule jaama, kutsus vana vedurivile Rapla linnaelanike reede õhtul rahvusmeeskoori kuulama. Asi õnnestub kindlasti. 1, 2, 3, 4. 4. juunil jõudis Eesti rahvusmeeskoori suur rongisõit Hei, tule jaama Rapla raudteejaama. Kontserdi peaesineja Ants Sootsi juhatatud Eesti rahvusmeeskoori kõrval astusid perroonil üles veel Eesti politseiorkester ja pilli- ja lauluviisik Lustfest. Etendust viis läbi Alari Tamm. Mõnusaid meeshääli oli tulnud nautima sedavõrd palju inimesi, et jaamahoone ümbruses liikumine suisa raskendatud oli. Kõikidel pealtvaatajatel oli võimalus külastada unikaalset muuseumvagunit Eesti raudtee ajaloost. Lapsi võlus aga 66. sünnipäeva tähistanud auruvedur Kaspar. Taoliseid üritusi võiks tegelikult rohkem toimuda, seda nii Raplas kui ka teistes Eesti linnakestes, hoidmaks vee peal väikelinnade kultuurielu.
Mees roolis rinnal sulata suru, on igalaine vaenlane ta ees. Silm otsib aga õrna naise kuju ja silma piiri valge vahu sees. Suured tänud. See oli võimas ja liigutav ühtlasi. Armastusega tegemist. Selge see. Armastusega on tehtud ka meie Kaspar. Ja see vedurite sünnitusmaja asub kaugel idas Venemaal. Teeme sügava kummarduse sinnakanti idaklassika esitamisega. Selleks võiks olla tubli vene rahvalaul. Seda enam, et meil on siin perfektseid lisajõude kasutada. Ja ma olen Mikalai. Mikalai. No nii. Ja su publik ootab sind. Ta saab laulda tervelt 4 rida emakeeles ja kasutame ära ka võimalus, et meil on siin Pihkva eriti suurem Nukuteatri raudteetranspordi osakonna juhataja, insener Andrei Nutinov. Oma häälepaltaga võtta. Ole hea, Nutinov. Я пришел к вам. Teeme ära. Положите вы меня. Нельзя фотографировать, ничего. Нельзя. Товарищи, положите меня.
Калинка моя! Спасибо, товарищи! Suure tänud, mis meil sellise inseneri vastu on. Sellisele kirjutaks ise tööloa välja. Kellel tuju ja see käsi kokku lööb. Kellel tuju ja see käsi kokku lööb. Kellel tuju ja see püüab seda teistelegi näidata. Kel tuju ja see käsi kokku lööb. Kellel tuju ja see sõrmenipsu teeb. Kellel tuju ja see sõrmenipsu teeb. Kellel tuju ja see püüab seda teistelegi näidata. Kel tuju ja see sõrmenipsu teeb. Kellel tuju ja see põlved laksu lööb. Kellel tuju ja see põlved laksu lööb. Kellel tuju ja see püüab seda teistelegi näidata. Kel tuju ja see põlved laksu lööb. Kellel tuju ja see trampida võib nii. Kellel tuju ja see trampida võib nii. Kellel tuju ja see püüab seda teistelegi näidata. Kel tuju ja see trampida võib nii. Kellel tuju ja see hüüab saldejumst. Kellel tuju ja see hüüab saldejumst. Kellel tuju ja see püüab seda teistelegi näidata. Kel tuju ja see hüüab saldejumst. Kellel tuju ja see kõike seda teeb. Kellel tuju ja see kõike seda teeb. Kellel tuju ja see püüab seda teistelegi näidata. Kel tuju ja see kõike seda teeb. Nüüd võivad siis Raplas jõge ületavad linnakodanikud kindlad olla, et nad ka kuiva jalaga teisele kaldale jõuavad. Nimelt Raplas parandati jalutussildu. Rapla noorte kommertskoda tegi möödunud nädalavahetusel korda linna jalakäijate sillad, mis jäävad ühisgümnaasiumi ja algklasside maja vahele. 2 silla pehkinud lauad vahetati uute vastu, mis olid immutatud spetsiaalse niiskuskindla vahendiga. Värviti ka sildade metallkonstruktsioone. 2 silla parandamise ligikaudne maksumus oli 17 000 krooni. Haine Rõunapuu noorte kommertskojast kommenteeris ettevõtmist järgmiselt. Siin mõni aeg tagasi kukkus üks laps läbi silla ja siis kuna linnavalitsus esialgselt väitis, et nendel ei ole vahendeid, et sildasid korda teha, siis noorte kommertskoda otsustas, et teeme need sillad korda ja leidsime sponsorid, kes olid siis nõus materjalidega toetama ja siis töö teeme ise, et siin nüüd on näha kodalased ja nende lapsed ja et kõik on nagu töösse rakendatud.